Tere kõigile! Ma mõtlesin, et ma ei võta sõna. Margus Jaanson minu nimi. Ma juhin volikogu keskkonna- ja majanduskomisjoni Raplas ja ühtlasi olen hetkel Kose valla abivallavanem majandus- ja haldusalal. Siin jäi justkui tunne, et kohalikud omavalitsused on tuulikute poolt. Paraku see nii ei ole. See tuleneb sellest, et valitsus on väga suure survega need alad välja andnud arendajatele ja omavalitsustel lihtsalt ei ole täna muud võimalust, kui see protsess läbi teha või siis olla vastu ja kohe olla vastu. Kallet vaadates siin, sa istud 2 tooli peal, teie Reformierakonna juhtiv kliimaministeerium tegelikult selle palagani on korraldanud. Siin on mitu aspekti. Üks aspekt on see, et on valetanud rahvale seda, et milline see tegelikult tarbimisvajadus on. Ja teiseks seda, et on lubanud ettevõtjatele väga suuri toetusi ja seda meie rahakotist, nii nagu Rein just ütles. Kose vald paraku algatas 2 aastat tagasi planeeringu protsessi volikogu otsusega, mida ei hakatud ellu viima. Ja aastapäevad tagasi volikogu võttis otsuse vastu, et see planeering lõpetatakse. Mis see tõi endaga kaasa? Tõi kaasa selle, et valdati kohtusse. Kõik need samad nii-öelda arendajad on valla vastu kohtus. Ja kuna meie protsess väga kaugele ei jõudnud, siis need nõuded võivad olla väiksed. Aga kui nad siin täna on suure töö ära teinud, siis nad võivad küsida summasid, mis on siis nii-öelda saamata jäänud tulu või jumal teab mis veel, eks ju. Aga see kokkuvõttavalt on riigi kokku keeratud asi, millele tegelikult peaks omavalitsused julgelt vastu minema ja kõik ei saa lõpuks seal kohtus olla. Et mina ka soovitan, lõpetage mõlemalt poolt see ära ja siis see asi saab jalgadele, sest neid ei ole vaja siia keset soide ravasid, veel vähem veel mereparke.